Tore on see, et järjest rohkem kuuldub siit ja sealt informatsiooni ökoloogilistest majadest. See tähendab majadest, mis on tehtud loodussõbralikest materjalidest ja mis kõige tähtsam, need on majad, kus inimesel on hästi tervislik elada. Termoloogmajad on üks nendest majadest, mis kuuluvad sinna kategooriasse. Milline see maja täpne konstruktsioon oleks? Tegemist on siis puitkarkassmajaga, kus me kasutame ainult ökoloogilisi materjale ning ökoloogilise materjali valikus on põhiliseks on puitkiudsoojustus ning puitkiudsoojustus tuuletõke. Kui seda maja siin, seda näidismaja väljapoolt vaadata, siis tundub nagu tegu on palkmajaga. Jah, et termoloogi eripäraks ongi see, et termoloogil on hästi palju varieerimisvõimalusi ja eelkõige puudutab see välisvoodrit. Et tihti inimestel seostub ökomaja mõiste ainult põhu- või savimajaga, aga meie eesmärk on seda müüti murda ja nagu siit meie näidismaja pealt näha on võimalik anda välisvoodriga vähemalt 5 erinevat ilmingut majale. Termoloogi eripära ongi see, et tänu meie konstruktsiooni eripärale on võimalik termoloogile väljapoole panna ka kivi- ja krohvvoodrit, kuid samas säilib kõik materjali konstruktsiooni hingavus ja looduslikkus. Sellest aastast kehtima hakkav nüüd vabariigi määrus nõuab siis kõigilt hoonetelt ka õhupidavuse ja siin ka ökoloogilise konstruktsiooni puhul on tagatud see õhupidavus, aga seal samas juures ka niiskusliikuvus. Et siis, kui talvel diffusiooniga tahab niiskust liikuda konstruktsiooni, on vaja meil takistada niiskusliikumist. Aga suvel, siis kui on tekkinud konstruktsiooni mingil põhjusel niiskus, on vaja see niiskusel lasta kuivada. See tähendab, et tagada konstruktsioonile kuivamisvõime ja ProKliima, siis siin sellel puhul on kasutatud ProKliima pabereid, on see süsteemil tagatud kuivamisvõime, et see nii-öelda hingavus, et mitte kui meil on praegu harjutud arvama, et akendest, puutuul ja pistikupesadest ja igalt poolt mujalt, et see ongi siis nagu hingavus. Hingavus on ikkagi auruliikuvus ja et konstruktsioonil oleks tagatud kuivamisvõime. Kust see niiskus tuleb ja kuhu ta liigub? Tal on reegel, et ta liigub alati soojamalt pinnalt külmemale. Ja seda ongi vaja meil takistada talvel soojemalt pinnalt, kui ta hakkab liikuma välispinna poole, et ta ei liiguks niiskus konstruktsiooni sisse. Täpselt samamoodi nagu õhupidavusega, aurutõkke ja õhutõkete süsteemidega tuleb ka tuuletõkke puhul väga korralikult järgida, et oleks ta ikkagi tuulpidav. Siin on nagu näha, on kasutatud pudaks teipi, ProKliima pudaks teipi, et tagada ka sellised nurgakesed, sõlmed, et sealt tuul ei puhuks. Meil on olemas oma tüüpmudelid ja tüüpsed sarjad. On olemas 3 põhilist tüüpmudelite sarja. On Eco Optimal, mis on siis nii-öelda kõige optimaalsema planeeringu lahendusega ning mõeldud eelkõige väikeasulatesse. On Eco Traditional, mis on siis võetud eeskuju traditsioonilistest palkmajadest ja ning selle tooteseeria eesmärk ongi pakkuda inimestele, kes soovivad traditsioonilist palkmaa väljanägemist. Ehk see tähendab seda, et majal on väljas massiivsed liimpalgist palgiristid ning rõdud ja terrassid on ka valmistatud liimpuidust. Ja 3. sarja on Eco Modern, mis siis on mõeldud linnamiljöösse, kus on põhirõhk arhitektuuri poolelt modernsel joonel ning seal me kasutame suuri maastlaani aknaid, kattelaudu ja nii-öelda katvavärviga värvitud voodrilaudu. Palktare on firma, kes toodab neid maju, kuid kuidas püstitamisega on? Väga oluline on just ökoloogiliste materjalide puhul õige paigaldus, nii nagu tootjad on seda ette näinud ning meil on olemas oma tehase tiim ning oma kõikidele majadele pakume tehase püstitust. Meil on hea meel kõiki kutsuda termoloogi perepäevale, mis toimub 17. mail, kus on tegevust kõikidel alates kõige pisematest kuni lõpetades pereisadeni ning täpsema info ja ajakava leiab meie kodulehelt www.termoloog.ee. Sealt leiab ka kaardi, kuidas kohale jõuda. Täpselt nii.